Tere tulemast siis minu omavalitsuse küsitluse spordi, kultuuri, raamatukogu ja muuseumite seminarile. Mina olen Andreas Aljas, olen minu omavalitsuse projekti andmehaldur. Esmalt siis paar sõna sellest küsitlusest üldiselt, et küsitlust viime läbi selleks, et minu omavalitsus.ee kriteeriumeid arvutada. Et kui varasemalt tegime seda küsitlust üle aasta, siis nüüd oleme alates sellest aastast teeme seda siis iga-aastaselt. Põhjus seisneb selles, et esiteks omavalitsused ise on seda soovinud selles mõttes, et kuna küsitlus on meie kriteeriumitel kõige olulisem andmeallikas, moodustab kõige suurema osa, siis on oluline ka, et need andmed oleksid pidevalt uuendatud, et siis meie veebilehel välja näidatud kriteeriumid oleksid ajakohased. Ja selleks siis viime seda nüüd läbi iga-aastaselt. Küsitluse saatsime välja eelmise nädala esmaspäeval 14. veebruaril ja nüüd küsitluse täitmise tähtaeg on 18. märts, ehk siis natuke vähem kui kuu aega on aega, et küsitlust täita, aga seda on täitsa piisavalt, ma loodan. Esmalt ma teeks ülevaate või tutvustaks küsitlust natuke üldiselt lühidalt, et kuidas see täitmine käib ja siis juba lähme konkreetsete valdkondade juurde. Nii, kui nüüd küsitluse lingile vajutada, mis me igale omavalitsusele saatsime, siis jõuate sellisele lehele. Küsitlus on siis üles ehitatud Exceli baasil, loodetavasti on kõigile tuttav ja igal omavalitsusel on siis oma fail, kus siis on siis iga küsitlus omal alalehel. Esilehel siin on tutvustavat infot, siin kastis natuke abistavat infot ja siin kasti all on siis ka link minu omavalitsuse lehele. Ja kui siia vajutada, siis jõuab sellele ka üldinfo lehele ja siin mida küsitlus sisaldav all on tegelikult ka väike selline tehniline juhis siin selle sõna siit all, et siin on ka sellist üldist juttu, et kuidas seal keskkonnas liikuda. Siin siis kuna see on Exceli ja OneDrive baasil, siis mitu inimest saavad samal ajal täita siis siin lehtede liikumiseks on mitu varianti tehtud, et kuna siin on üsna pikk kodu, siis siin all see paan nagu kaob ära. Siis üks variant on siin neid nuppe siin vajutada interaktiivselt, minna näiteks kultuurilehele, saab küsimustiku juurde, ülevalt noolest saab tagasi. Mugav on ka siit all vasakul on selline 3 kriipsu, siin on ka üsna hea liikuda. Vajutades, et see teeb siin nagu navigeerimise natuke lihtsamaks, lisaks saab ka klassikalisel moel siin liikuda nagu Excelis tavaliselt. Aga selleks, et küsimust täita, siis tuleb kõigepealt siit valida vaatamise asemel redigeerimine, muidu ta ei luba muudatusi teha. Ja kui seda vajutada, siis on juba võimalik vastaval küsitluse lehel muudatusi teha. Nüüd, kui ma lähen näiteks kultuurilehele siia, siis küsimused on siin vasakul C-veerus, uus vastus või küsimuse vastus tuleks sisestada siia keskele ja paremal on siis abiks toodud siis ka eelmise korra vastus, et siis ei pea otsima nullist kõike, vaid siis oleme toonud siia abiks siis selle eelmise vastuse. Siin on nüüd, kuna me kõiki vastuseid tegelikult ka kontrollime üle, et siis mis nagu eelmisel korral võib-olla, mida me arvesse ei võtnud, siis need siia välja ei kuvata. Siin on nii-öelda siis ainult eelmine kord arvesse jäänud vastused. Ja küsitluse täitmine selles mõttes
tuleb lugeda küsimust hoolikalt, osad küsimustel on valikuvariandid, siis tuleb selliselt siia nool paremale ja tuleb selline hoiatus, et siis vastavalt valikuvariant valida, midagi muuta siia kirjutada ei luba, annab sellise errori. Kui näiteks sellisel küsimusel vastad ei, siis on näha, et vahel lähevad osad küsimused halliks, siis viitab sellele, et siis kuna see küsimus on ei, siis nendele alumistele vastama ei pea. Antud näite puhul, et kui küsimus on arengukava kohta ja omavalitsusel arengukavas ei ole kultuuri käsitletud, siis ei ole vaja ülejäänud vastata. Kui eelmine vastus, alati palume siia see uus vastus sisestada, ka siis, kui see muutunud ei ole, kui ta muutunud ei ole, näeb samaks jäänud, siis lihtsalt lihtne copy ja paste siia ja see töötab ilusti. Saab siis ka kiiremini täita ja vajadusel, kui nagu midagi natuke lisada, siis saab ka siia juurde kirjutada midagi. Üldiselt võib-olla laptopis või väiksema ekraani pool nad nagu ei mahu hästi ekraani ära, et siis siin vasak paremal on see Zoomi nupp, et saab siis ka väiksemaks, suuremaks teha. Ja kui vahepeal mingi tekst võib-olla peitu läheb, siis saab neid veergeda muuta. Et kui nii mugavam on, et seda võib teha. Kuhugi mujale ta midagi sisestada ei luba, see tabel, et kui ma siia eelmise aasta vastust muuta tahaksin näiteks, siis ta ei luba samamoodi küsimust, et on nagu kõik lukustatud. Ja kui täiesti alla jõuame, iga valdkonna viimased 4 küsimust on sellised stampküsimused, mis on igal pool. Esimene küsimus on see, et kui küsitakse iga valdkonna võimalikke või innovatiivseid lahendusi, et see on selline lihtsalt, pole ühegi kriteeriumiga seotud, lihtsalt selline võimalus omavalitsus välja tuua, kui tal on midagi erilist või midagi innovaatilist valdkonnas, mingi erinev hea lahendus kasutusel, mida sooviks jagada, siis on võimalus siin välja tuua, aga seda vastama selles mõttes ei pea. On ka lihtsalt üldine kommentaari lahter. Siis palume, et igas küsitluses siis märgitakse ka täitekontakt, et kui meil on mingisugused küsimusi, täpsustusi vastuste osas, et me saaksime otse kontakteeruda, et me ei pea otsima seda, et kes seda täitis, muidu pöörduma omavalitsuse näiteks sekretäri poole, et siis see on palju sellist vahendamist, et lihtsam on see, kui siia kontakt märkida, siis me saame otse pöörduda. Ja siis iga kord, kui küsimus on ära täidetud, siis palun märkige siit küsimustik täidetud. Siis on see, mina saan selle info, et küsimustik on täidetud ja teil endal on ka ülevaade olemas, et küsimustik on täidetud. See kandub ka siia esilehele kohe, et näitab, et kultuuri oma on tehtud, et sellega rohkem tegelema ei pea. Et see on selline nagu viimane asi, mida iga küsitluse puhul tuleks teha, et märkida see nii-öelda täidetuks. Kui kogemata märkisite, siis selle saab lihtsalt ära kustutada, et sellest ei juhtu ka midagi. Ja ka siin vist rohkem midagi keerulist ei olegi, et peaks olema tuttav Exceli keskkond ja loodetavasti mingisuguseid tehnilisi viperusi ei ole, et kui midagi on, mis ei toimi või midagi on katki, siis kindlasti pöörduge minu poole. Et kas praegu on küsimusi selle tehnilise poole kohta? Kui ei ole, siis ma annaksin sõna nüüd Ait Saasmaale, kes teeb ülevaate spordi ja kultuuri küsimustest. Tervist, mina olen Ait Saasmaa ja ma teen siis kultuurist ja spordist teile ülevaate, pärastpoole räägin ka muuseumide valdkonnast. Kõigepealt siis jagan teile ekraani. Kas on näha ekraani? Kui on näha, siis ma arvan, et hakkame vaikselt siit edasi liikuma. Esimene küsimus, mida kultuurivaldkonnast on tulemas, on arengukava küsimus, et me küsime arengukavaga seotud informatsiooni ja kui vaadata, mida see küsimustik mõjutab, siis neid lävendeid, mida me veebilehel mõõdame.
ja meie praegusel hetkel on meie arengukava küsimustikud või tegevuskava või arengudokumendi küsimustik enamasti 18 küsimusest koosnevad. Ja esimene on, et kas te arengukavas on käsitletud kultuurivaldkonda, et see on, kui vastus on küllaltki ilmselge, et ei ole nagu väga suurt muret, et õnneks on see küsimus, et kui seda ei ole käsitletud, siis võib ka küsimused 27 vahele jätta ja sealt saab kohe 8. küsimuse juurde minna. Kas arengukavas on analüüsitud kultuurivaldkonna probleeme ja võimalusi? Et see on sisuliselt siis omavalitsus peab hindama, et kas neid võimalusi või probleeme on hinnatud, on siis analüüsitud selles arengukavas ja aga mis on kõige olulisem on see, et nende arengukava, nende võimaluste või probleemide kohta peab tooma näite, et see ei ole võimalik meil kahjuks arvestada, kui ei ole näiteid toodud enda probleemide või võimaluste kohta. Kas arengukavas on seatud tegevusvaldkonna strateegilised eesmärgid ning millist mõju või muutust taotletakse arengukava perioodi lõpuks? Et täpselt sellisel kujul on nagu ka eelmine küsimus, et tuleb nagu lahti mõtestada, mis need eesmärgid seal arengukavas peaksid olema või on, mis need olemas on ja sellest tulenevalt on ka need mõistlikult välja tuua. Et kui varasemalt, mis me oleme tähele pannud, et võib-olla vahepeal aetakse siis näiteks eesmärgid või mõõdikud mõnikord sassi, et kui mõõdik on midagi konkreetsemat, siis eesmärk on ikkagi midagi nagu suuremat või siis sellist nagu laiemat, et mille poole nagu püüelda, aga samas see tegevus kui selline on see, mis on samamoodi jällegi väga konkreetne, et mida tegevus me siis nagu käsitleme järgmine küsimus, et kas siis seatud eesmärkide elluviimiseks on kavandatud vajalikud tegevused, et kui tegevus kui selline on mõnel juhul on ta selline hall ala, et kas siis tegevus iga kord on eesmärk või kas tegevus saab olla eesmärk ja kas eesmärk saab olla tegevus. Et kui eesmärk iseenesest nagu tegevus pigem ei ole, siis tegevus kui selline sõltuvalt nagu sellest iseloomust võib ta iseenesest saab ta küll eesmärk olla. Aga ka jah, et kas seatud eesmärkide tegevuseks on kavandatud vajalikud tegevused, jällegi jah vastuses on vajalik tuua näiteid, et see näide või viide sellele, mida on planeeritud, mida see arengukava sisaldab, see on kõige olulisem siis kogu selle küsitluse juures. Kas arengukavas on eesmärkide täitmiseks seatud mõõdikud? Täpselt see mõõdikute osa, et need mõõdikud on, eeldame sellisel kujul, mis on püsivalt jälgitavad, ehk siis mõõdik ei saa olla jah-ei vastusega. Ehk siis jah-ei vastusega saab olla tegevus, et kas see tegevus on tehtud või mitte. Mõõdik peab olema ka siis nagu numbriline või midagi sellist, mis on püsivalt jälgitav, et on see näiteks külastatavuse informatsioon või kasutatavuse informatsioon või mõõdik, et kui palju kasutajaid või kui palju külastajaid kuskil siis on. Või siis samamoodi elanike rahulolu või kultuurikollektiivide arv, et see on siis selline jälgitav mõõdik, mida omavalitsus püsivalt jälgib. Ja eesmärkide seiramine ja tegevuste korraldamine, et seirimise informatsioon on tänasel päeval üks kõige olulisemaid asju, et toimuks ikkagi ülevaatamine ka, kogu selle arengukava ülevaatamine ka retrospektiivis. Ning siis on ka kultuuriasutuse erandi arengudokument või arengukava olemasolu. Kas nende küsimuste kohta on tekkinud mingisuguse eraldi küsimusi või mida sooviks kohe kiirelt täpsustada? Kui ei ole, siis liigume edasi. Järgmine on, mis puudutab koostöövõrgustikku, see on siis meie kaks kriteeriumit, ühe kriteeriumi 2 lävendit. Esimene küsimus on, kas teie omavalitsus on kultuurielu juhtimiseks moodustatud valdkonna koostööstruktuur või võrgustik. Et
siin on mõeldud siis seda kultuurivaldkonna ümarlauda või nõukogu või midagi muud sellist sarnast, et mis seda kultuuri edu koostööd võiks siis eest vedada. Ja samamoodi nagu eelnevalt, et viide on äärmiselt oluline ja seda me kindlasti ka ootame. Ja küsisin ka, et kas sinna koostöövõrgustikku on kaasatud kodanikuühendusi ja siis palume selle kodanikuühenduse nimetust, siis nime, kes on siis siia koostöövõrgustikku kaasatud. Enda küsimused on üsna kiired, seega ma küsin jälle kohe, et kas on siin midagi ebaselget. Kui sobib iseenesest, siis ma arvan, et mõistlik on vast chati kirjutada kõik need küsimused, mis tulevad ja siis Andres võtab sõna, kui need küsimustikud, kui meil küsimused peaksid tekkima. Et ma siis ei hakka praegu edasi iga selle küsimuste juures siis peatama eraldi küsimusteks. Või ma arvan, et liigume edasi. Siis küsime toetuste jagamise korda. Kas teie omavalitsus on olemas kultuuritegevuse või projektitoetuste jagamise kord? Siis täpselt samamoodi, kui see on olemas, siis soovime seda korra pealkirja või veebilehe linki. Miks selle kultuuritoetuste jagamise kord tänasel hetkel päevakorda on ka kerkinud, et see nagu toetuste jagamine toimuks mingisugustel alustel, et need alused oleksid ühtlased ja ei oleks võib-olla iga kord ka siis võimalik tõlgendada eri viisi kas siis eelkõige nagu inimeste endi poolt, et see pigem on siis nagu seotud, et alused oleksid ühtsed, et sul pigem nagu iga sellise toetuse küsimise jaoks tehtud avaldus või mõni muu sarnane asi oleks nagu ühtlaselt või täpselt samamoodi alati käsitletud ja ka hinnatud. Ja loomulikult see tegevuse projektitoetuste jagamise korra hindamiskriteeriumid, kus need on avalikustatud omavalitsuse veebilehel. Ja kui me soovime kontrollime neid, siis me kindlasti vaatame need veebilehed kõik üle, kus need hindamiskriteeriumid on avalikustatud ja seetõttu me seda veebilehe linki ka siia juurde küsime. Kui me liigume järgmise küsimuse juurde, milleks on kultuurielu järjepidevus, et kas teie omavalitsus on omavalitsuse korraldatavaid või toetatavaid kultuuriüritusi, millel on vähemalt 10-aastane traditsioon ja mis toimuvad regulaarselt. Et see siis kriteeriumi hindab sellist ajaloolist pärandit. Et midagi, mida on püsivalt tehtud, selline tegevus või suurem üritus, mida on püsivalt tehtud. Ja seda me hindame siis kahel lävendil, et kui palju siis meil erinevaid üritusi, kui palju siis omavalitsustel erinevaid traditsioonilisi üritusi on. See on siis täpselt samamoodi selline kriteerium, mis siis võiks meie nagu kultuurivaldkonna siis rohkem sellist nii kättesaadavuse poolt kui ka inimestele sellist süsteemsuse poolt natuke ka kirjeldavad. Elanike informeeritus, mis on täpselt üks kõige olulisemaid teemasid omavalitsustes. Kas teie omavalitsuse kodulehel on avalikust kultuuriasutuste kontaktandmed, kas on avalikustada reklaam KOV-is toimuvate kultuuriürituste kohta, kas on kultuuriürituste aastakalender ja kas siis informatsioon jagatakse ka trükistel. Et nende küsimuste eesmärk on siis see, et oma inimestele see informatsioon kokkuvõttes jõuaks mõistlikes kanalites nendeni. Et kui veebilehe informatsioon on enamasti kõigile kättesaadav, siis ei pruugi see olla tegelikult igale ühele kättesaadav, et seetõttu see trükiste informatsioon on siia ka lisatud, et see trükised ikkagi on pigem füüsiliselt, et need, kellel ei ole ligipääsu siis veebile, et
siis on võimalik ka seda informatsiooni siis vähemalt trükiste kaudu saada. Ja siis kas omavalitsuse ajalehes ongi Türgis aastakalender, ehk siis kultuuriürituste plaan, et see on nii-öelda see põhiline mõte. Ja seda me mõõdame siis kahe lävendi, üks kriteerium, mida me siis mõõdame kahe lävendiga. Ühelt poolt on siis see, et kas on olemavatest üritustest on ülevaade ja ka kas avaldatud kas on avaldatud aasta kultuuri nende trükisel või omavalitsuse veebilehel. Kui esimene pool on siis nii-öelda informatsioon kultuuriasutustest ja toimuvatest üritustest, siis kultuurikalender on meil siis mõeldud edasi olnud tasemel, et see oleks nagu aasta kohta avaldatud. Siis küsime ka ligipääsetavuse informatsiooni, et kas teie omavalitsusele kuuluvad kultuuriseltsi või rahvamaja kodulehel on avalikustatud info kultuuriseltsi või rahvamajade hoonete ligipääsetavuse kohta. Siin on siis mõeldud ka sellist informatsiooni, et ei ole ligipääsetav. See on informatsioon, kui see omavalitsuse kodulehel on olemas või oli olemas, siis see on väga hea. Et see tähendabki seda, et selle kohta me võime öelda, et kui omavalitsuse kodulehelt me leiame informatsiooni rahvamaja kohta, et see ei ole ligipääsetav, siis ma võin selle küsimuse vastata jah. Et mul on informatsioon nende ligipääsetavuse kohta olemas. Et kui teiselt poolt on ka see, et kui see hoone on ligipääsetav ja mul seda informatsiooni ei ole, siis ütleme, see tegelikult ei sõltu ka sellest, kas see hoone on ligipääsetav, kui mul seda informatsiooni avalikustad ei ole, siis ma ei saa seda kuidagi ka välja öelda, et seda informatsiooni nagu oleks. Et see küsimus ongi, et selle info olemasolu ja kas see info oleks siis kättesaadav. Et see on nii-öelda meil ligipääsetuse teema on üldiselt ka laiem ja sarnasel kujul me küsime ka teistest valdkondades. Et kuidas erinevad objektid siis ligipääsetavad on. Üks küsimus on kadunud. Küsimus number 19 on nüüd eelmine slaid vist. Pane tagasi. Kui küsimus number 19 on tegelikult see, et kas teie omavalitsuses on omavalitsuse sealhulgas allasutuste osalusega MTÜ-de korraldatavaid või töötatavaid kultuuriüritusi, millel on vähemalt 10-aastane traditsioon ja mis toimuvad regulaarselt. See hoopis, jah. Et küsimuses ei mainita rahvakultuuriühinguid, aga hindamiskriteeriumis need on mainitud. Mis see tegelikult mõte on? Et siin on see kriteerium koosneb tegelikult 2 osast hoopiski. Et selle kriteeriumi puhul me mõõdame ühelt poolt 10-aastaseid üritusi ja teiselt poolt 10-aastaseid toimuvaid rahvakultuuri kollektiivi. Ehk siis rahvakultuuri kollektiivide informatsioon tuleb meil eraldi andmebaasist ja ürituste informatsiooni me küsime omavalitsust. Et siis see on selline kriteerium, mille ütleme, ta on natukene segu ühelt poolt või teiselt poolt ei ole ta küsitlus otseselt, ei ole ta registrid otseselt, ta on selline segu kriteerium. Et sellest võib-olla ka tekkis väike segadus, et jah, et me selle kriteeriumi puhul me küsime nii-öelda ainult ühte osa siis omavalitsust, et teise osa me saame registrist. Sai vist see küsimus vastatud, et siis võib edasi minna. Huvitegevuse tagamine. Palun tooge üks näide mõnest teie omavalitsuses toimuvast täiskasvanutele suunatud huviringist, kus on valmisolek pakkuda individuaalset lähenemist erivajadustega elanikele. Selle huvitegevuse tagamisega on nagu varasemalt toimunud päris selline suur arutelu, et millisel kujul ja kuidas seda peaks mõõtma, aga praegusel hetkel on siis mõeldud, et on vähemalt ühes huviringis oleks siis võimalik pakkuda individuaalset lähenemist, et ei võimalik, et see kunagi mingisugusel kujul ka laieneb, aga praegusel hetkel siis küsimus ongi, et kas on olemas siis ka personaalne lähenemine erivajadustega inimestele. Olgu see siis ruumi kohaldamine või videoõpetus ja punktkirjas noodikiri. Et see
see siis tähendabki seda, et on mingisugused tegevused või mingisugused võimalused loodud erivajadustega inimestele siis selles huvitegevuses osalemiseks või on täiesti eraldi siis rühm loodud selle jaoks. Või selline huviring, mis ongi mõeldud siis erivajadustega elanikele, mis vajavad siis individuaalset lähenemist. Siis me küsime ligipääsetavaid hooneid, et kuivõrd suur osa siis hoonetest võiksid olla ligipääsetavad. Kuidas me seda küsime? Me küsime eelkõige, milliseid erinevaid võimalusi hooned sisaldavad ligipääsetavuse jaoks. Ehk siis on see näiteks olemas kaldtee, relsid või madalad äärekivid. Kas siis on tähistatud invaparkimine ja kas on olemas invatualettruum. Et tänasel hetkel praegu need on need põhilised siis võimalused, kuidas ruumid või ütleme kogu need hooned ja ruumid on võimalik muuta ligipääsetavamaks ja seetõttu me nagu ootamegi, et vähemalt siis pooltes kultuurihoonetes oleksid need siis võimalused siis tagatud, et need on täpselt samamoodi küllaltki laia arutelu tulemusel erinevate erivajadustega ühingute osapooltega kokku lepitud selline loogiline eeldus ja ootus, mida omavalitsustelt oodatakse ja iseenesest tänasel hetkel küllaltki isegi on juba väga palju täidetud, aga eks see seis saab alati kõvasti paremaks minna. Ja järgmiseks see küsimus siis ongi kogu kultuuri meie küsimustiku viimased küsimused või viimane kriteerium, mida me omavalitsuselt küsime. Järgmiseks meil on spordiküsimused. Spordiküsimused on samamoodi nagu ka kultuuri puhul. Alustame arengukavade küsimustest. Kas siis omavalitsuse arengukavas on käsitletud sporti? Kas selles on analüüsitud spordivaldkonna probleeme ja võimalusi? Ja mida siin siis nii-öelda mõeldud jällegi on täpselt samamoodi nagu teiste küsimuste puhul, et me tahame saada näiteid ja me tahame saada, kuidas siis omavalitsus neid enda probleeme ja võimalusi esiteks kaardistab ja kas siis erinevad tegevused, mis on koostatud eesmärkide baasil ja kas need on päriselt siis olemas, et see on vast nagu kõige nagu olulisem osa. Siis on ka praegusel hetkel on siit küll puudu, aga eeskujulikul tasemel peaks olema ka veel eraldi siis seiramine ja mõõdikute olemasolu. Praegu on ta siit eraldi lävendist puudu, aga 5. ja 6. küsimus seda mõõdikut ja seiramise osa küsivad. Ehk siis lisaks siis majandusaasta aruandluse esitatule ja siis oleks vaja see jällegi meie arengu seiredokumendi pealkirja või veebilehel linki. Et kogu see arengukava plokk on siis nii-öelda ehitatud igas valdkonnas siis üles selliselt, et kõigepealt küsime eesmärke, probleeme ja võimalusi, siis küsime eesmärke, siis me küsime tegevusi, seejärel me küsime mõõdikute seiramist. Ja iga nende küsimusega juures me küsime ka siis, palume tuua näiteid, et seda küsimust me saaksime arvestada nii nagu on vastatud. Et kui muidugi ei ole, siis loomulikult ei ole vaja näiteid tuua. Et kui vastus on ei, siis näidete toomine ei olegi kohale. Mõnel juhul me oleme tähele pannud, et me mõnes valdkonnas teeme pärast kontrolli. Mitte mõnes valdkonnas teeme, vaid me teeme igas valdkonnas kontrolli või et me tekib mõne omavalitsusega see küsimus, et kui on vastatud näiteks ei ja me ise leiame informatsiooni, et need asjad on olemas, mille kohta on ei vastatud, siis me kindlasti parandame informatsiooni. Et on selliseid juhtumeid varem olnud, et kus on küsimustel ka siis mingisuguste
osade kohta siis öeldud, et ei, meil ei ole seda ja siis me oleme pärast avastanud, et tegelikult need on olemas ikkagi ja siis me parandame ise ära, et loomulikult on neid võimalik, et kõige parem on ikkagi see, kui ise kohe varakult ikkagi ülevaade saada ja ka informatsioon siin kogu nende küsimustega läbi õige anda. Kuid iseenesest jah, me kontrolli käigus ka veel parandada andmeid. Spordi kättesaadavus, kas teie omavalitsus tegi spordiürituste korraldamisel koostööd teiste omavalitsustega? Ja see tähendab siis, et kas siis mõnda sellist ühisüritust rahaliselt toetate või oldi üks korraldajatest. Ja selle kohta on samamoodi vaja üks näide tuua. Ja seejärel me küsime, et kas siis toetatakse maakondlikku spordiliitu. Need on spordivaldkonnas üks, ma arvan, praegusel spordi kandamine mõttes ühed väga olulised küsimused, et kuidas siis ühelt poolt tehakse koostööd erinevate suuremate ürituste või ka regionaalsete ürituste korraldamisel, ja teiselt poolt, kuidas see regionaalne plaan kogu selle spordile toetakse, mille eest siis ka spordiliit iseenesest maakondlik spordiliit seisab. Siis on meil informatsiooni olemasolu. Kas teie omavalitsuse kodulehel on avalikustatud info sportimisvõimaluste kohta? Näiteks on ülevaade omavalitsuse territooriumil asuvate spordisaaridest, spordikoolidest, treeninguvõimalustest. Ja siis loomulikult me soovime siis saada sellest ülevaatest siis näidet või nüüd täpsemalt siis linki. Siis me küsime, kas teie omavalitsuse kodulehel on avalikustatud reklaam omavalitsusest peatselt toimuvate spordiürituste kohta. Samuti soovime saada informatsiooni olende olemasolu lingi kohta. Kas omavalitsuse kodulehel on avalikustatud spordi- ja liikumisharrastuste aastakalender? Kas teie omavalitsus on KOV-ile kuuluvaid ja KOV osalusega spordiasutusi? Ning siis me küsime, kas teie omavalitsuse kuuluvates omavalitsuse osalusega spordiasutustel on eraldi veebileht. Et need on siis seotud meie kriteeriumitega, mis mõõdavad siis info kättesaadavust erinevate sportimisvõimaluste, sportimisasutuste ja ürituste kohta. Ehk siis kui baastasemel me ootame, et omavalitsusel endal oleks veebileht siis olemas siis spordiasutusel, kui sellisel peaks ka ikkagi vähemalt võiks nagu nii-öelda olemas olla. Ja seda me mõõdame juba edasi jõudnud tasemel, ja see omavalitsusel endal võiks ka olemas ka avaldatud aasta spordiürituse kalender. Seejärel on meil spordiüritused. Kas te omavalitsuselt toetas 2021. aastast rahaliselt spordiüritusi? Kui jah, siis palun täpsustage, mitut spordiüritust 2021. aastal toetada. Tähendab, et kuidas me saame teada mitu spordiüritust toetati. Selle baasilt on siis nii-öelda koos vaadatud keskmiselt, kui mitu spordiüritust on aasta jooksul toetatud, on edasine tasemel Läänetis on 4 spordiüritust, eeskujulikul tasemel 12 spordiüritust aastas. Ehk siis me nii-öelda ootus, kui selline nõue, et meil omavalitsused ei ole, et neid spordiüritusi toetatakse, kuid siis nii-öelda kõrgemal nii-öelda omavalitsuste panuse tasemel, kus on nii-öelda eraldi lävendid edasi jõudnud eeskujuliku näol, et siis seal me kindlasti nii-öelda see küsime ja ootame, et omavalitsused siis spordiüritusi, mingisuguse hulga spordiüritusi toetaksid. Spordiürituste küsimus oli spordi puhul viimane küsimus, mida me küsime. Ja järgmisena oleks anda mul sõna küsimuste puudumisel Andresel sõna tagasi. Kui küsimusi on, siis loomulikult kirjutage või nüüd praegu võite ka julgelt küsida, et see ei ole nagu mingisugune. Chatis praegu küsimusi tundu olevat. Kas tohib siis küsida? Jah, Inge Tolga. Veidi kehvasti on kuulda praegu. Inge Võrust räägib. Pia Pestovale rääkida. Kuulete? Mina kuulen väga kehvasti, ma üritan. Okei, siis ma ei piina teid. No ei, ma nüüd panin
siis heli tugevuse põhja, et äkki nüüd siis kuulen see natuke on parem. mingisugune jah, Kotermanni arvestus, mis see on, et mitmendat korda juba niimoodi. Aga minu küsimus on see, et ütlesite, et loetlege üles, mitut spordiüritust olete toetanud, aga need toetamise dokumendid on ju ka tegelikult avalikult, saab ju nendele otse ligi, on ju. Peame neid siis ikkagi üle lugema või saab juba otseselt dokumendist selle kätte. Ma võib-olla ütlen seda, et see on valikvastustega küsimus, vist oli selle kohta küsimus, selle sama küsimuse kohta, et siin peab vahemik lihtsalt hindama, et 1–3, 4–8, 9–11 või 12 ja enam. Et kui te teate, et te olete hästi palju üritusi toetanud, siis me seda konkreetset arvu ei nõua siin. Et kui on 12 ja enam, siis tuleb lihtsalt see variant valida. Ma ise muidugi tahaksin öelda, et loomulikult on väga hea, kui selline ülevaade oleks olemas, et omavalitsus teaks väga täpselt, mitut üritust aastas toetab ja mis on see nii-öelda ka maht, millega neid toetakse. Ma lihtsalt lisan, et me teamegi seda, aga me lihtsalt dubleerime seda dokumenti, mis on kõigile kättesaadav selle küsimuse vastusega. Jah. See vist, kas Andrese vastus vist ei, et kui need nii-öelda küsimus, nende andmete kättesaadavuse osa koha pealt me võime vaatama kindlasti ta üle, et kas praegusel hetkel me kindlasti ootame, et omavalitsused sellele küsimusele vastaks. Aga kui võimalik, et kui see informatsioon siis on võimalik kätte saada meil teistest allikatest, ehk siis nagu praegu nagu välja tuleb, siis me vaatame selle kindlasti üle, kas me saame sellisel kujul seda informatsiooni, mis seal välja on öeldud, kas me saame seda ise kätte ja kas me saame ka ise nagu seda loogiliselt siis nii-öelda kergelt kätte, et me ei pea eraldi väga suurt analüüsi näiteks selle jaoks tegema. Aga kui see informatsioon on võimalik kätte saada ja seda on mõistlikult võimalik kätte saada, siis me kindlasti tulevikus siis lihtsalt see küsimustik siis läheb rohkem ei küsi ette seda küsimust. Tundub, et rohkem küsimusi vist ei ole. Jah, ma arvan, et siis on Andres, võid sina jätkata. Üks hetk. Nii. Jah, omavalitsuste siis raamatukogu küsimused. Jah. Nii. Nagu ka teistes valdkondades, siis ka meil on raamatukogus on esimesed küsimused seotud arengukavaga. Et ma võib-olla pikemalt siin ei peatu selles mõttes, et need lävendid on täpselt samasugused nagu kultuuri puhul, et baastasemel peab olema käsitletud KOV üldises arengukavas või peab olema eraldi arengukava raamatukogude kohta. Täpselt samamoodi, kas on ja kui ei ole, siis või kui on, siis tuleb lisada selle link. Ja sarnaselt ka edasijõudnud tasemel, et analüüs, eesmärgid ja tegevus peavad olema arengukavas olemas ja samamoodi palun võimalikult sellised, mida põhjalikumad näited, seda parem, et seda lihtsam on meil, või seda parem on meil aru saada, et kas see vastus sobib või mitte. Et kui ütles, et me kontrollime vastuseid ka, et seda me kontrollime üle ja ütleme, et eelmine aasta me tõesti otsisime ka mõnele omavalitsusele, selles mõttes me otsisime seda, et kui ta oli vastanud ei, et arengukavas ei ole käsitletud, siis seda fakti me kontrollisime, aga nagu sisuliselt me ei jõua niimoodi läbi hakata kammima, et
kas on analüüs ja eesmärgid ja tegevused, et seda osa me ise otsima selles mõttes ei hakka. Et jah, nagu Kats ütles, et siin see eesmärgid ja tegevuste asi võib segadust tekitada. Et lihtsalt, et see eesmärk võib olla, strateegiline eesmärk võib olla mõelge sellest nii, et see on selline, see on see põhjus, miks mingid tegevusi tehakse, et hoonet me ei ehita hoone ehitamise pärast, vaid sellel on mingisugune suurem eesmärk taga. Ja tegevus on siis see, mis siis aitab seda eesmärki saavutada, et raamatukogude puhul need näited võiksid olla näiteks jah, et suurem eesmärk on kas lugejaskonna suurendamine, teenusega rahulolu parandamine ja tegevused nende heaks siis näiteks ongi see, et raamatukogu hoone renoveerimine, investeerimine IT-taristusse, et selliselt läheneda. Ja jällegi eeskujulikul tasemel siis peab olema arengukavas seatud mõõdetavad indikaatorid ning peab toimuma nende seiramine. Et nagu ka Ats välja tõi, et siis nende mõõdikuteks ei sobi siis jah sellised asjad, et konkreetsed tegevused või investeeringud, et mis on tehtud jah või ei, et kas hoone on renoveeritud jah või ei, et see ei ole see, mida me ootame, et pigem tahamegi näha selliseid näiteks, et raamatukogu külastajate arv kasvab 20% või et 95% raamatukogu kasutajatest on teenusega rahul, et sellised numbrilised konkreetsed mõõdikud oleksid ideaalsed. Ja seiramise küsimuses, et küsime siis seda, et kas seirati arengukavas seatud mõõdikuid lisaks siis majandusaasta aruandes esitatule, et kuna majandusaasta aruandes tegelikult seda teevad kõik omavalitsused ja mingil määral kõik seda seal kajastavad, siis me soovime näha, et kas on mingi lisadokument olemas või kas seda tehakse kuskil mujal veel lisaks siis majandusaasta aruandele. Siis järgmine kriteerium on raamatukogu juhtimise laiapõhjalisus. Baastasemel on siin nõutud, et kõigil raamatukogudel peaks olema nõukogu. See kriteerium tuleb rahvaraamatukogude seaduse paragrahv 8-st. Ja siis me küsimegi siin siis valikvastustega küsimus, et me ei küsi numbrilist vastust, vaid siin minu meelest on see, et kas enamikel pooltel või kõigil või ühesõnaga seal on konkreetsed variandid. Ja ütleme, siin on lihtsalt oluline tähele panna seda, et siin on mõeldud raamatukogud kui asutust, ehk siis kui on omavalitsusel üks keskraamatukogu paljude haruraamatukogudega, siis seda me arvestame kui üheks raamatukogu asutuseks ja kui sellel on nõukogu, siis sellest piisab ja siis tulebki vastata juba kõigil. See on ka seal failis ja küsimuses täpsustatud selliselt. Ja siis teine küsimus edasi taseme kohta on see, et kas vähemalt ühel neist nõukogudest on ka kodanikuühenduse esindaja. Ja siis kui jah, siis tuleb kirjutada selle nimetus, aga siin ei pea olema nagu formaalne MTÜ või mingisugune formaalne ühing, vaid võib ka olla ka selles mõttes mitteformaalne, näiteks lugejate esindajad, raamatuklubide esindajad, midagi sellist. Ei pea olema formaalne ühing. Siis järgmine küsimus on raamatukogus lisateenuste pakkumise kohta. Et mõõdame eeskujulikul tasemel ja siin on siis mõeldud, me üritame siis mõõta või aru saada, et kas raamatukogudes pakutakse siis teenuseid, mis ei ole otseselt seotud klassikalise raamatukogu teenusega, et näiteks raamatute või teavikute laenutamisega või ütleme lihtsama IT-toega ehk siis arvuti kasutamise, printimise, skännimisega, et selline nagu lisateenused, mida inimesed võib-olla ei oota raamatukogult iseenesest, vaid need on sellised nagu lisaasjad, et me oleme toonud siin, küsimusi on siin 2 küsimust tehtud sellest, et esiteks me küsime konkreetsete teenuste kohta, et kas mõnes teie omavalitsuse raamatukogus on olemas alloleva teenuse kasutamise võimalus ja et iga teenuse puhul siis vastata kas jah või ei. Siin on näited, et 3D printer, graafikalaud, muusikavahendid, spordivahendid, õmblusmasina kasutamise võimalus. Need on sellised näited, mida me lihtsalt nagu on teada selliseid häid näiteid, kus raamatukogudes pakutakse selliseid lisateenuseid. Õmblusmasina Tallinnas näiteks ja muusikavahend, et need on sellised tuntumad näited ja siis ka see küsimus number 16 on siis selline, mis ongi võimalik siis
siis vastata, siis tuua välja midagi, mida eelpool ei ole välja toodud. Ehk siis ma ei kujutagi ette, et mingisugune teenus siis lisaks siis sellele klassikalise raamatukogu teenusele, mida omavalitsuse raamatukogudes veel pakutakse. Et siin olge selles mõttes hästi loovad ja või mõelge välja, kui teil on midagi, siis tooge siin kindlasti see välja. Aga jah, et mitte selliseid tavalisi asju ei taha siin saada, nagu ongi lugemissaalid või raamatute laenutamine, vaid selliseid, mida inimesed tegelikult ei seosta raamatokogudega võib-olla tavaliselt. Ehk siis sarnased näited võib-olla nagu siin loetelus on toodud. Siis järgmine küsimus on raamatukogu teave veebis kohta. Et baastasemel mõõdetud seda, kas kõigil raamatukogudel on veebileht. Küsimus ongi, et kas kõigi omavalitsuste raamatukogu kohta on info kättesaadav veebist, ehk siis info lahtiolekuaegade kohta, teenuste andmebaaside ja nii kohta. Ja siis palun siis vastu veebilink tuua. Et siin ei pea olema, et igal raamatukogul või igal harul peaks olema eraldi link, et siin info võib olla ka KOV veebilehel, KOV ühine raamatukogude leht, et lihtsalt selline koht, kus on see põhiinfo kättesaadav raamatukogude kohta. Aga näed, vist chatis on küsimus. Kas raamatukogude kohta kasutatakse kahte erinevat mõistet, omavalitsuse raamatukogu ja omavalitsusele kuuluv raamatukogu. Kas ja mis vahe neil on? Siin ei ole otsest tähendust omistatud nendele mõistetele. Meie siin küsitlusel ikkagi tahame infot saada siis rahva raamatukogude kohta, mis on siis omavalitsuse raamatukogud. Ehk siis jah, kui ma ei tea, kui on mis see näide võib olla, näiteks riigikoolil on raamatukogu, siis seda mitte arvestada ja mitte ka kooli raamatukogusid arvestada. Me ikkagi tahame rahva raamatukogude kohta neid andmeid saada. Siis järgmine kriteerium on erivajadustega arvestamine. Aastaselt meil on siis mõeldud seda, et küsitakse seda, et kas teie omavalitsuse vähemalt ühes raamatukogus pakutakse erivajadustega elanikele tasuta raamatute kodust laenutamise teenust. Kui jah, siis palun kirjutage viide, kus see teenus on kirjeldatud. Näiteks dokumendi nimi, võib-olla mingi kord, võib-olla ka lihtsalt veebilingi viide, kus on öeldud, et sellist teenust pakutakse erivajadustega inimestele tasuta nendel tingimustel. Et selline lihtsalt, et kriteeriumi mõte lihtsalt on see, et raamatukogud on läbi mõelnud selle, et nad suudavad pakkuda siis erivajadustega inimestele kodus tasuta laenutamise teenust, kui see peaks vajalik olema. Alati ei pruugi seda tellijat olla, aga just, et see on nagu läbi mõeldud. Edasi jõudnud tasemel on siis selline lävend, et raamatukogu või KOV-i veebilehel on olemas viide pimedate raamatukogu veebilehele. See on tegelikult ka uus lävend, et põhimõtteliselt me tahame teada seda, et kas omavalitsusel on mõnel raamatukogu veebilehel välja toodud viide või tutvustus Eesti pimedate raamatukogu kohta. Et selle kriteeriumi mõte seisneb selles, või selle lävendi mõte selles, et inimesed, kui nad kaotavad oma nägemist, see tihti ei juhtu või see tihti juhtub elu jooksul, et siis on hea, kui omavalitsused promovad siis seda teenust, et inimesed on sellest teadlikud, et kui tulevikus peaks juhtuma, et inimese nägemine halveneb nii palju, et ta ei saa lugeda enam, et siis ta teab, et on olemas selline teenus nagu Eesti pimedate raamatukogu. Siis järgmine on Eesti raamatukogude lahtiolekuaegade kriteerium. Et siin baastasemel tegin selles mõttes halliks, et need andmed tulevad registrist, mida kogub Rahvusraamatukogu.
ja edasi tasemel me siis tahame teada seda, et kas vähemalt üks raamatukogu on avatud ühel tööpäeval pärast kella 5 ja kas vähemalt ühel päeval nädalavahetusel ja siis kas ühes raamatukogus on olemas iseendusvõimalused. Et siin on oluline lihtsalt tähelepanu seda, et me mõtleme siin raamatukogu lahtioleku aegu, me defineerime siin selliselt, kui raamatukogu töötajad on kohapeal olemas. Ehk siis, kui mingid raamatukogu teenused on kogu aeg kättesaadavad, näiteks ongi tagastuskapp või laenutusautomaat, laenutuskapp, midagi sellist, siis seda lahtioleku ajaks ei loe. Ja siis ja eeskujuliku tasemel on siis selline lävend nagu avatud raamatukogu olemasolu KOV-is. Et see on siis inspireeritud sellest Käärgla raamatukogu lahendusest, kus siis inimesed saavad siis ID-kaardiga tööaja väliselt kasutada raamatukogu teenuseid ja ruume. Ehk siis see ongi selline asi, mida ei saa nagu, ei ole omavalitsuse kohustus sellist raamatukogu pidada, aga see on selline jällegi eeskujulik asi, mida nagu välja tuua. Ja küsimus ongi, et kas siis on mõnes omavalitsuse raamatukogus kasutusel nii-öelda avatud raamatukogu lahendus, kus raamatukogu kliendid saavad osaliselt kasutada füüsilise raamatukogu teenuseid ja ruume tavapärase tööaja väliselt. Ehk siis ongi mõeldud sellist, et inimesed saavad iseseisvalt ligi regulaarselt raamatukogu teenustele ja ruumidele, mis otseselt ei ole seotud sellega, et inimene peab kohapeal olema või töötaja peab kohapeal olema. Et jah, mõeldud on seda Kärdla raamatukogu lahendust või sarnast. Siis on ka raamatukogude valdkonnas ligipääsetavuse küsimus. Sarnaselt nagu kultuuris sõnastus on selles mõttes, või nõuded on täpselt samad, et me küsime siis jällegi samamoodi arvu, et mitmes omavalitsusele kuuluvas rahvaraamatukogus on erivajadustega inimestel olemas esiteks kas iseseisva sissepääsu võimalus, ongi mõeldud siis kaldteid, relsse, madalaid äärekivisid, kas on olemas invaparkimine või paljudes on olemas invaparkimine ja kui paljudes on olemas invatualettruumid. Ja siis palume siis vastata, tuua välja siis raamatukogude täpne arv ja siis vastata siis teenuskohtade põhjal, ehk siin siis lugeda siis kesk- ja nende haguraamatukogud eraldi raamatukogudeks. Siis rahvusraamatukogud me saame siis omavalitsuse nii-öelda raamatukogude või teenuskohtade koguarvu, siis me siis võrdleme, kas siis on vähemalt pooltel siis need ligipääsetavuse nõuded olemas või mitte. Ja kriteeriumi täitmiseks siis peavad olema siis pooltel hoonetest siis vähemalt siis kõik need pooltel hoonetest peavad olema need võimalused olemas. Ja lisaks siis peab siis olema ka veebilehel info selle kohta, et kas nende raamatukogu hoonete ligipääsetavuse kohta. Ehk siis, kui ütleme, peab olema siis info selle kohta, et kui ligipääsetavad need hooned on, ütleme, kui see ligipääsetavuse seis on kehva, siis ka see info on oluline näiteks veebilehel välja tuua. Ja see info, kui on see info olemas, et neid tualettruume või parkimiskohti ei ole, et siis tuleb tuua siis ka see veebilink, et kus kohas see info kättesaadav on raamatukogude ligipääsetavuse kohta. Ja samamoodi see ongi siis viimane küsimus ka raamatukogude valdkonna kohta. Ma ei tea, kas tekkis küsimusi raamatukogude küsimuste kohta. Et kui veel pärast tegite küsimusi, siis võite kirjutada, et me saame kindlasti selgitada neid täpsemalt. Ma vist küsimusi ei näe, siis sõna on Atsil, kes teeb ka muuseumite valdkonnast, siis muuseumi valdkonna küsimustest ülevaate.
Kas on näha seda slaidi? On küll. Ma rääkisin just, mikrofon oli kinni, aga siis vaatame ka muuseumi valdkonna küsimused üle. Et üpriski sarnane nagu kultuurivaldkondki. Küsime siis, kas arengukavas on käsitletud muuseume. Et 3 on kohta seadus, et 3. korda ka veel kindlasti, et näited on olulised ja et meile tahame ikkagi arengukavas saada neid näiteid, et kui me küsime mingisugust käsitlust või probleeme või võimalusi, strateegilisi eesmärke, tegevusi või neid mõõdikuid ja seiret. Ehk siis nagu nüüd on vast nende vähemalt 4 valdkonna kohta on teil nagu ülevaade, et need küsimused, arengukava küsimused on ühed kõige nagu ühtlasemalt küsitud läbi üle valdkonniti, et nad on sisuliselt muutus on see, et kas see valdkond on käsitletud ülejäänud, on täiesti võrreldav, siis kui mitte päris sama tegelikult, et siis see annab meile võimalusi ka seda, et kuidas mingisugused valdkonnad ja kui palju nad on käsitletud ja eraldi veel täpsemalt analüüsida, et nii üle-eestiliselt kui omavalitsuste lõikes, et see annab nagu kindlasti väga hea see võrdlusaluse erinevate valdkondade vahel. Et ma siis väga pikalt ei peatugi, et küsime siis ongi arengukava käsitlemist, palume tuua pealkirja, veebilehe linki, sellel küsime probleeme ja võimalusi. Probleemid ja võimalused on siis, võivad olla muuseumi külastatavus on väike või muuseumid ei ole erivajadustega elanikel ligipääsetavad. Et selle baasilt siis, kas siis on ka arengukavas seatud mingisuguseid strateegilisi eesmärke, et olgu see näiteks, et on kohalik haridus- ja kultuurikeskus ja kas nende eesmärkide tegevuseks on siis seatud, nende eesmärkide saavutamiseks on kavandatud tegevusi. Et kas siis näiteks see, et muuseum pakub igal aastal uut haridusprogrammi ja siis kas on ka seatud mõõdikuid, et nagu mõõdikute kohta öelda, et kõige paremad mõõdikud on numbrilised mõõdikud, mida saab alati jälgida. Ja siis ka seiramise küsimus, mis on oluline. Huvitaval kombel ei näita praegu, minul on see seiramise informatsioon siin küll näitab eelvaates, aga huvitav, et ta siin praegu ei näita. Okei, ma liigun edasi. Muuseum pikemaajalised arengusuunad. Eks me küsime, et kas siis kui paljudel omavalitsustel muuseumidel on olemas muuseumi kasutuse arengukava või tegevuskava. Et siit me siis ootame, on see jällegi vastuse variandid põhimõtteliselt, et kui omavalitsus vastab, siis on võimalik hinnata, et kui paljudel see olemas on. Me küsime kogumispõhimõtete üle, et see siis annab meile ülevaate, et millised kogumispõhimõtted erinevatel, kui paljudel muuseumitel omavalitsuses on siis kogumispõhimõtted olemas ja selle baasilt võimalik muuseume siis hinnata ja omavalitsusega võrrelda. Et kogumispõhimõtted on siis nagu lävenditena seatud, et vähemalt ühel muuseumil on olemas kirjalikult kinnitatud põhimõtted ja eeskujulikul tasemel on siis meile teine lävend, et on kas kõigil muuseumitel on kirjalikult kinnitatud põhimõtted. Et see on meil üks kriteerium, kus me siis vaatamegi jaotust, kuidas omavalitsuste muuseumid siis jaotuvad nende põhimõtete osas. Et eelkõige siis, et kui paljudel on ja kui paljudel ei ole ja ka omavalitsuste lõiked. Siis muuseumi kogu haldus, palun hinnake, kui paljudel omavalitsuse muuseumil on olemas muuseumi kasutuse riskianalüüs, ohuplaan ja ka muuseumi kogu korraldamise põhimõtted. Ehk siis see, kui erinevusest ongi, et korralduse põhimõtted, siis meil on mõeldud siis, kuidas siis kogusid kirjeldatakse, säilitatakse ja kasutatakse. Mõõdame seda 3 lävendiga, et kas siis küsimus on see, et kui mitmes muuseumis need on täidetud
ja loomulikult, et kui need asjad on kõigis muuseumites, siis see tähendab kas, et kui omavalitsuses on üks munitsipaalmuuseum ja seal on need kõik nõuded täidetud, siis ta täidab automaatselt ka eeskoolikku taset. Et see siis ongi jällegi tingitud sellest, et me küsime, et palume nii-öelda hinnangut anda, et nii-öelda väga täpselt seda ülevaadet, et me sisusse rohkem minna on nagu nende küsimustega üpriski keeruline, et seetõttu nii-öelda hinnangut anda on nagu vastu nagu nii-öelda omavalitsustele lihtsam, et kui mitmes siis need riskianalüüsid, ohuplaanid ja ka korraldamise põhimõtted, muuseumikogu korraldamise põhimõtted olemas on. Ja kui vaadatagi, et mis on nagu nii-öelda muuseumikogu halduse ja siis nagu siis selle kogumise vahel tulebki siis sellest, et kirjelduse, säilituse ja kasutamise vahel. Erikeelte kasutus, täpselt sama selline kriteerium, mis meil on olnud küll palju arutlusel, aga üldiselt on konsensusele nagu selles jõutud, et see baastase peaks olema see, et vähemalt ühes võõrkeeles peaks olema siis muuseumi informatsioon väljas. Ehk siis me mõõdame, et mitmes, et kas on ühes võõrkeeles, on ühes muuseumis püsinäitus võõrkeeles, seejärel on kas siis on kõigis muuseumites vähemalt ühes võõrkeeles ja siis on, et kõigis muuseumites on mitmes võõrkeeltes. Ehk siis see nagu annab nii-öelda meile erinevad lävendid ja seetõttu nende küsimustega me saame üsna nagu hästi hinnata, et mitut keelt siis või milliseid keeli siis oma keeltes muuseumites siis näitused pakutakse. Muuseumi ja näituse külastamine lähtuvad siis füüsilisest eripäradest. Et siin me küsime jällegi, et kas on erivajadustega inimestel olemas iseseisev sissepääsu võimalus, näitab kaldtee, relsid, madalad äärekivid ja siis on vaja teada, siis, kui mitmes muuseumis see olemas on. Kui paljudel teie omavalitsuse muuseumides on erivajadustega inimestel olemas ilmaparkimine, kui paljudel on ilmatualetid ja kui palju omavalitsuse muuseumides on muuseumi näituse sisu kujundamisel arvestatud kuulmis, nägemis, intellekti külastajatega. Ehk siis see tähendab, et on olemas punktkiri, audiogiid ja kombatavad eksponentsioonielemendid ja siia on vaja kindlasti tuua muuseumite arv. Ja siis selle nii-öelda ploki viimane on, et kui paljudel omavalitsuse muuseumid erivajadustega inimestele olemas koha peal kättesaadav infograafika näituste ja majaplaani kohta. Ja siis täiendavalt, et näituse sisu ja majaplaan peavad olema esitatud viisi, mis võimaldab siis puudega elanikul muuseumiga iseseisvalt tutvuda. See on nii-öelda lähtuvalt sellest nii-öelda üldiselt nagu meie nagu üldiselt ootustest muuseumitele, et kuidas siis erivajadustega füüsilistest eripäradest tingitud inimestele peaks nagu teenust asutama. Et neile oleks ka see samamoodi see muuseumi teenus siis tagatud. Näiteks üks küsimus ka, et kas muuseumite puhul peab lähtuma ka teenuskohtadest, et käsitlema muuseumi kui ühte asutust või koos harudega ja et kas samamoodi ka KOV hallatavad muuseumid? Me üldiselt nagu kas see on harud, kui on harud, siis me soovime seda informatsiooni, kui nii-öelda haru osa koha pealt ei ole mingisugust nii-öelda eraldi vastu võetud otsust, siis olgu see siis kogumispõhimõtte kohta, siis nagu kui asutusel kui sellisel on ikkagi olemas, siis me ikkagi nii-öelda üldiselt lähtume asutusest, kui ta on haru osa. Et see on meil nagu nii-öelda põhimõtted, samamoodi nagu raamatukogudes, et nii-öelda kui neid pigem vaatame seda asutust kui suurt osa. Raamatukogude puhul me ligipääsetavuse puhul vaatasime teenuskohti. Ma ei tea, muuseumitel
ma ei tea, kui palju muuseumitel sellist lahendust on. Praegu vist mõeldud selle küsimuse all ainult seda punkti, selle ligipääsetavuse küsimuse kohta. Jah, see ligipääsetavus ja kõik need erinevad keeled ja kõik see. Ligipääsetavuse osa on kindlasti käime kõik teenuspunktid, ehk siis see käib teenuspunktide kohta. Keelte kohta täpselt samamoodi, et tegelikult teenuspunkti kohta. Mina lähtusin praegu, mõtlesin rohkem arengudokumentide kontekstis. Kas on mingisuguseid küsimusi veel? Ei ole, siis võimegi jätkata. Et kui baastasemel mõõdame seda, et muuseumi füüsiliselt kättesaadavani arvestatakse kuulmis, nägemise ja intellektipuudega külastajatega ning edasi on tasemel, kas detailne info siis ligipääsetavuse kohta on muuseumi veebilehel kättesaadav, infograafika on muuseumis kohapeal olemas. Ligipääsetavad hooned. Kui paljudel teie omavalitsuse muuseumitest on siis olemas sissepääsu võimalus ja täpselt samamoodi, et vähemalt 50% hoonetest siis vastavad ligipääsetuse nõuetele. Huvitaval kombel on need küsimused praegu täpselt samad jälle, ma ei saagi aru, miks need täpselt samad küsimused on. Ma vaatan korra kiirelt veel selle üle. Et ligipääsetavate hoonete kohta on iseenesest, need küsimused käivadki ligipääsetavate hoonete kohta. Et kuidas siis need hooned kui sellised on ligipääsetavad. Kui vaadata, mis meil iseenesest peaks käima siis info kättesaadavuse kohta, siis meil on eraldi tegelikult on veidi teistsugused küsimused, et mis tulevadki kohe järgmised. Ma huvitaval, et need on 2 slaidi olid täpselt samasugused praegu, aga jah, et vähemalt mis see nagu nii-öelda siin on nii-öelda, et 50% hoonetest vastavad siis ligipääsetavuse nõuetele, veebilehel on info ligipääsetavuse kohta. Et kui vaadata, mis siis nagu nii-öelda küsitud on, et siis on nii-öelda need ligipääsetavuse nõuded, mida me esitame, et siis oleksid ikkagi olemas. Et see meil siis tähendab siis ühelt poolt seda, et hoonetes siis nii-öelda on olemas need nii-öelda invaparkimine, invatualetid, kalpteerelsid, madalad äärekivid ja teiselt poolt siis ka oleks siis tegelikult peab ka olemas veebilehel info ligipääsetavuse kohta, mida me siis tegelikult küsime üldinfo siis nii-öelda all, et ligipääsetuse kohta on siis nii-öelda täitsa nagu siin eraldi informatsioon olemas. Et kui vaadatagi info avalikustamise osa, siis siin me küsime omavalitsuselt muuseumi üldinfo veebis kättesaadavuse osa, siis me küsime, et kas on külastusinfo kättesaadav, kas on koguda tutvustus veebi avalikult kättesaadav ja kui suurel siis omavalitsuse muuseumitest on näituste ürituste info olemas veebis kättesaadav, et siis siin on need küsimused siis kirjeldavad, et jällegi seda hindamise poolt, et kui suurel osal see olemas on. Et kui baastasemel mõõdame, nende küsimuste baasis mõõdame jällegi 3 kriteeriumit 3 lävendiga. Baastasemel on see muuseumi info omavalitsuse veebilehel või vähemalt ühe muuseumi eraldi veebi või Facebookile. Siis on edasi olnud, et kas kõikide muuseumide külastusajad ja kogude tutvustus ning näituste ürituste programm on veebis kättesaadav ning eeskujulikult, kas kõikidel muuseumidel on võõrkeelne veebileht. Et siis see on nii-öelda selle kriteeriumi siis nii-öelda mõte, et
kokkuvõttes see eeskujulik tasand siis natuke läheb selle keelelise kasutusega seostub, kuid info mõttes ta ikkagi on rohkem siis seotud selle info avalikustamisega, et millisel kujul seda infot on avalikustatud. Ja seda kriteeriumi võõrkeelset poolt me siis hindamegi läbi selle üldinfo küsimuse. Et kui need küsimused siis annavadki siis on omavalitsuse poolt enda poolt hinnatavad, et jällegi siis mitte konkreetselt numbriliselt, kuigi see numbriline ülevaade oleks loomulikult kõige parem, kui olemas on. Ja selle baasilt me siis saame need lävendid täidetud. See peakski olema muuseumite valdkonna viimane küsimustik, et rohkem ei tohikski siin praegu küsimusi olla. Et kui mingisuguseid küsimusi on teie poolt, siis loomulikult ootan praegu ja kui peaks veel midagi tekkima vahepeal, mille koha pealt on mingisugune eraldi küsimus, siis ootame kindlasti emaile. Et kontaktid on iseenesest võimalik minuga võtta siis ühendust tatsaas.fin ja Andresega siis andres.väljas.fin.ee. Jah, kindlasti kirjutage. Veel praegu küsimusi ei ole, siis ma lihtsalt paar asja veel ütleksin üle, et kõik me need andmed või vastused me kontrollime üle, nagu me ütlesime ka, ja ebatäpsed vastused, mis me siis eemaldame, need me arvesse ei võta. Ehk siis, nagu öeldud mitu korda, et siis palun vastustes siis olla võimalikult täpsed ja et mitte ilusti ühesõnaga vastata küsimustele. Et kõik vastused lähevad tegelikult, on ka avalikustatakse kõik, et kõik need viited ja vastused selles mõttes on meie veebilehel kättesaadavad pärast tulemuste avalikustamist. Tulemuste avalikustamine ise tuleb juunikuus ja siis oluline ka siis see, et lähtuge siis küsimustele vastamisel läbivalt eelmisest aastast ehk 2021. aastast. Et selle küsitluse põhjal me siis hindamegi siis eelmise aasta teenustaset. Kui rohkem küsimusi kellelgi ei ole, siis vist me täname kuulamast ja head täitmist.